Rõõm on siin olla. Mina olen siis Kristiina üritusturundusagentuurist Hüpe või Hype. Mõlemad sobivad, võite ise valida, kumb rohkem meeldib. Ja mul on suur rõõm teiega siin esimene Passwordi päev kokku võtta ja järgmised umbes pool tundi arutleda ja mõtiskleda sellel teemal, kuidas mõõta ürituste ROI-d. Ja kõigepealt ma tahakski selle arutluse avada sellega, et ma küsiks teilt, kas teie jaoks üritus on kulu või pigem investeering. Et puhtalt teie arvamus, õigeid valesid vastuseid ei ole, võime teha näiteks nii, et kelle jaoks on kulu, andke käega märku, tõstke käsi. Aitäh aususe eest ja kelle jaoks, kes arvab, et on investeering. Aitäh teile ka aususe eest. Kas keegi soovib ka näiteks jagada oma argumentatsiooni või mõttekäiku, et miks te just nii hääletasite? Kes tahaks olla julge? Ei taha keegi? Hästi, no neid võimalusi tuleb natuke veel. Mina väga tahaks jagada oma arvamust. Ja kõigepealt siis, kui me räägime üritusest kui kulust, siis paratamatult tuleb mängu selline asi nagu hind. Ja sellega seoses meil tekivad küsimused automaatselt. Kas saaks odavamalt, kas saaks kuidagi optimeerida, äkki saab midagi kombineerida, äkki me saame midagi ära jätta. Kui me vaatame üritust kui kulu, siis me vaatame seda kui konkreetset asja, millel on kindlad konkreetsed parameetrid, tal on kindel hind ja seda on ka üsna lihtne mõõta. Näiteks mõõdame toidukulu per inimene, mõõdame, kui palju registreeris versus kui palju tuli kohale. Või mõõdame näiteks isegi ürituse järgset tagasiside küsitlust, et mis oli keskmine hinnang, mis üritusele anti. Me saame numbrid laias laastus, millel on võimalik euromärk külge panna. Aga kuluga on üks selline aga, et see lõpeb sel hetkel, kui arve on väljastatud. Kulu on tehtud ja sellega asi piirdub. Et kui me vaatame üritust kui investeeringut, siis me räägime sellisest asjast nagu mõju. Ja need küsimused natuke muutuvad kohe. Tekib küsimus, miks me seda üritust teeme? Mis on selle ürituse eesmärk, mis selle ürituse järel peaks muutuma, mis me üldse peaks tegema, et see üritus korda läheks. Ja kuidas inimesed selle üritusel ennast tundma näiteks peavad. Investeeringu mõju hakkab tööle kohe, aga see kestab ka pärast arve väljastamist. Ehk siis, kui me vaatame üritust kui investeeringut, siis tal on mõju. Ja nüüd ma tahaks jällegi teilt küsida, ma loodan, et natuke on julgust juurde tulnud, et mis on mõju teie jaoks, mis see teie jaoks tähendab, milles see väljendub, kuidas te aru saate, et on olnud mõju? Jah, palun. Vabandust, ma annaks mikrofoni, kuna me salvestame ka. Ei, me salvestame, sellepärast on hea, kui on mikrofon. Et minu kogemuste põhjal on ürituste mõju eelkõige tagasiside klientidelt ja see, kui kaua sellest üritusest räägitakse. Et kui veel 8 aastat hiljem kliendid, kes on siis ettevõtte juurde jäänud, seda üritust mainivad, siis see tähendab, et see on tõesti olnud väga hea investeering. Aitäh. Aitäh jagamast. Kas soovib keegi veel avada, mis tema jaoks mõju tähendab? Ei pea olema isegi ürituste kontekstis. Mina võin omalt poolt öelda, kui ka ürituste või konverentside korraldaja, et see mõju ikkagi sõltub ju
sellest, mis eesmärgid on seatud, eks ole, et kui see on tasuline üritus, siis see mõju võib-olla on sellest, kui palju sellega raha oli võimalik teenida või siis, kui see on mingisugune lead generation üritus, siis vastavalt sellele, ühesõnaga sõltub eesmärgist. Et mõju on siis, kui seatud eesmärgid saavutatakse, siis tekib mõju. Aitäh! Mina lisaksin selle, et ise töötan haridusvaldkonnas, et tõesti, kui me teeme sellisele haridusvaldkonnale suunatud üritusi ja kui õpilased soovivad tulla Tartu Ülikooli õppima, siis see on meie jaoks suurim mõju, et üritus on hästi tehtud aastate vältel nii-öelda. Aitäh! Kas keegi veel soovib jagada? No hästi, üllatus, jälle mina tahaks jagada. Minu jaoks mõju on kestev muutus suhtumises ja käitumises. Ehk siis midagi muutub selle ürituse tulemusel kestvalt, jäädavalt. Ma toon siia ühe hästi lihtsa näite. Ütleme näiteks, et teil on kollektiivis keegi uus inimene, te ei ole mingil põhjusel temaga suhelnud, aga ta tundub teile kahtlane. Ja tema ongi see on mingi kahtlane tüüp. Ja nüüd juhtub nii, et teil on suvepäev, kus te satute selle kahtlase tüübiga 3 tunniks päevaprogrammi ajaks samasse tiimi. Te olete sunnitud suhtlema, koostööd tegema. Ja tegelikult selle koostöö ja selle aja käigus selgub, et teile mõlemale maitseb rummirosina-jäätis. Ja te olete mõlemad näiteks osalenud Tartu maratonil, plaanite ka järgmine aasta osaleda, meenutate selle aasta osalemise muljeid ja midagi äkitselt on teie mõlema suhtumises ja käitumises jäädavalt muutunud. Esmaspäeval te kohtute kontoris, ütlete tere, võib-olla satute koos lifti, räägite töömuljeid, võib-olla nädalavahetuse plaanidest ja midagi on muutunud. Aga nüüd, kui me räägime üritustest, siis jah, ütleme nii, me saame selle mõju esialgu tekitada, aga selleks, et see mõju päriselt oleks kestev, siis seda mõju saab mõjutada järjepidevusega. Ehk siis selline pidev, planeeritud doseerimine. Ja selleks, et üldse see mõju saaks tekkida, nagu ka näitest välja tuli, peab olema kontakt. Ja kui me nüüd kujutame ette, et ütleme, et see lava siin on turundus. Ja me tõmbame siia lava keskele kardina ja ühel pool kardinat, ütleme, kus on siis näiteks reklaam, PR, pigem adel, seal pool võib, aga ei pruugi olla kontakti. Need on asjad, mis on kontaktist palju olulisemad, millest täna on väga palju ka räägitud. Reach, clickid, conversion ja nii edasi. Ja siis, kui me tuleme teisele poole, seda turunduse kardinat, siis just ütleme, üritusturunduse PTL-i poole, siis siin on kesksel kohal kontakt. Sest et kontakt on see, kus tekib emotsioon, kus tekib kogemus, kus luuakse suhe ja kui hästi läheb, tekib ka usaldus. Toome näite. Et oleme siis ja lähme tagasi ühele poole kardinat ja kui ma küsiks teilt, kui palju maksavad Tallinna kesklinna bussipeatuste valgusreklaamid selle aasta 42. nädalal terve nädala ulatuses. Vastus on üsna lihtne, see on konkreetne toode, sellel on konkreetne hinnakiri, te saate mulle üsna lihtsalt vastuse anda. Või näiteks, mis on ühe Postimehe arvamusartikli ROI, me saame selle välja kalkuleerida teatud täpsusega. Aga kui ma küsiks teilt, kui palju maksab hea suhe, mis on usalduse ROI või mis on halva töökeskkonna hind,
vastamine on oluliselt keerulisem. Võtame siis näiteks konkreetse võrdluse. Ühest küljest reklaam, et mida ta loob. Ta loob tähelepanu, ta annab infot, see tekib algoritmi kaudu, kaob see tähelepanu üsna kiiresti. Reklaam läheb maha, uus tuleb peale ja nii protsess kordub. Mõõta on seda üsna lihtne, eriti veebis. Kui oluline on see äris, B2B's, no ütleme vastavalt võimalustele keskmiselt oluline. Kui me vaatame kontakti, siis mida see loob? Usaldust. Ja usaldus tekib inimeste vahel. Kui see usaldus on juba tekkinud, siis ta kaob päris aeglaselt. Aga mõõta seda on päris raske. Aga kui oluline on see inimeste vahelises äris, ülioluline. Ja mitte, et üks oleks nii-öelda halb, teine oleks hea, või üks on oluline, teine on vähem oluline. Need mõlemad on olulised, aga nad on väga erinevad, nagu te aru saate. Ja hea soovitus oleks, kui need mõlemad on olemas ja nad üksteist toetavad. Väga palju on täna olnud ka juttu turunduse võrdlemisest investeerimisega ja ka investeerimismaailmast on ju teada, et ikkagi investeeringud võiksid olla hajutatud. Et ei pane kõiki mune ühte korvi, sest need meetodid lihtsalt on nii erinevad ja nad toovad hoopis erinevaid tulemusi. Ja mõned asjad äris on nii-öelda kallid, mõned on odavad, aga mõned asjad on hindamatud. Et klikki sa saad osta, usaldust mitte. Niisiis, tagasi esialgse küsimuse juurde, et kuidas siis mõõta ürituste roid? Ja minu vastus oleks, et mõnikord ei saagi seda mõõta täpselt nii, nagu me oleme harjunud. Sest et see ei ole ainult return on investment, see on ka return on interaction, inspiration, trust, employment ja nimekiri jätkub. Võtame vahelduseks hetkeks kokku. Me oleme praegu rääkinud sellest, kas üritus on kulu või investeering. Me oleme rääkinud ürituse kui kulu lühiajalisusest, ürituse kui investeeringu mõjust ja selle pikaajalisusest. Me oleme rääkinud kontakti tekkimise momendist ja sellest, et see loob emotsioone, kogemusi, suhet ja pinnase usalduse tekkeks. Aga midagi väga olulist on siit nimekirjast praegu puudu. Mis see võiks olla? Nii, ma ütlen mikrofoni ka, öeldi mõjumüügi tulemustele. Kas keegi pakub veel midagi? Kõige olulisem. Nii, hästi, ma siis ütlen välja. See kõige olulisem. Kes seda äri teeb, kellele me seda turundust teeme. Sest et ettevõtted ei ehita suhteid, inimesed ehitavad. Brändid ei usalda, inimesed usaldavad. Logod ei tee koostööd, inimesed teevad. Kõige tähtsam, inimesed. Ja nüüd, kui me tulemegi tagasi usalduse juurde, usaldus kui ürituste roi. Miks? Sest et
äriotsused inimeste vahel sünnivad tihtipeale hetkel, kui inimesed hakkavad teineteist usaldama. Ja tihti, kui see usaldus on loodud, siis ta ei jää ka organisatsiooni sisse, ta liigub koos inimestega kaasa. Ta liigub ettevõtete vahel, rollide vahel, töökohtade vahel. Inimesed võivad lahkuda positsioonidelt ja firmadest, aga usaldus jääb. Selles mõttes mul on väga hea meel, et meie Hüpes ka paneme väga suure rõhu kliendisuhtluses samamoodi austavale, usaldavale suhte loomisele. Et kui juhtub ka nii, et näiteks mõni klient meil ettevõttest lahkub, siis me saame olla päris kindlad, et meie teed kohtuvad ja ristuvad varsti uuesti, sest et see usaldus on seal olemas. Ja mis sest, et see logo, keda esindatakse, on vahepeal muutunud, aga see suhe püsib. Erand on nüüd see, et kui muidugi lahkutakse usalduse puudumise või murdmise tõttu, et siis jällegi võib selle tagasivõitmiseks minna aega terve elu ja võitegi nüüd käega märku anda, kellel on suhe elus, ükskõik kas eraelus või tööelus, usalduse puudumise või murdumise tõttu purunenud. Kellel on? Jah. Et siis te teate, mida see tähendab, et te saate aru, kui oluline tegelikult on see usalduse loomine. Nii, ja üritusturunduses jõuamegi sinna, miks mina olen 13 aastat selles valdkonnas juba tegutsenud ja ei näe veel lõppu tulemas. Ongi sellepärast, et üritusturunduses mind teeb väga rõõmsaks ja tekitab minus elevust see, et ma saan luua keskkonna, et kontakt võiks tekkida. Ma saan modereerida, fasiliteerida suhteid soovitud eesmärkide saavutamiseks. Ma saan luua pinnase usalduse tekkeks. Ma ei saa luua usaldust sinu ja sinu vahel, aga ma saan luua selle keskkonna. Ja täpselt sellises kontekstis, täpselt nende tööriistadega, mida sul on vaja. Et see maailm, nüüd tuleb mängu see, et tegemist on ikkagi loova valdkonnaga, tegemist on loovagentuuriga, see maailm on nii lai ja kirju kõikidest nendest tööriistadest, mis me kasutada saame. Aga see eesmärk, mida me täidame, see mind väga toidab. Ja Hüpes me lähtumegi sellisest põhimõttest nagu humanizing brands, mis tähendab seda, et me lähtume organisatsioonis ja ettevõttes inimestest ja me vaatame laiemat pilti tervikuna. Et ei ole nii-öelda üks üritus siin, teine üritus seal, vaid me päriselt lähme ettevõttesse sisse nii-öelda strateegilise partnerina, kus me siis kõigepealt kaardistame ära hetkeolukorra, kaardistame valupunktid, kaardistame arengupotentsiaali ja see lahendus, mille me siis nii-öelda genereerime, see ei ole üks üritus, me lihtsalt ei korralda teie üritust, vaid sellest tekib nagu arengutee. Et see ajastu, kus miks te seda üritust teete ja vastus on, sest alati on nii tehtud, et see aeg on nagu möödas, et täna me küsime, mis teil tegelikult vaja on. Et võib-olla teil ei ole üldse vaja suvepidu, võib-olla teil on vaja juhtide off-site'i näiteks. Võib-olla teil ei ole vaja kontoris iga nädal infotunde teha, võib-olla teil on vaja saada kontorist välja. See on täiesti oleneb, kus kohas teie olete või kus on ka teie kliendid hetkel ja siis lähtuvalt inimestest selle terviku nii-öelda kokku panemine. Ja mis on
nii-öelda meie kui agentuuri eelis on see, et me näeme seestpoolt väga palju erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone. Et kui tihtipeale sa omandad nii-öelda mingi professiooni, su karjäär viib sind võib-olla läbi erinevate ettevõtete, aga need kõik on enam-vähem samas valdkonnas. Et siis tõesti see on väga suur väärtus, et meil on võimalik teha koostööd pankadest kuni avaliku sektorini, kuni startupideni ja me näeme neid ettevõtteid seestpoolt. See nõuab väga palju usaldust, et meid nii-öelda sisse lasta. Ja tihtipeale ka me paneme väga palju rõhku nii-öelda kliendi suhte arendamisesse, et hankeid või selliseid üksikpäringuid me väga palju ei tee. Meie jaoks on väga oluline, et me koos kliendiga kasvame ja areneme. Ja nii mõnegi kliendiga on juhtunud ka selline naljakas lugu, kus inimesed on vahetunud ja aastate jooksul kuidagi meist on tekkinud nagu ettevõtte mälu. Et mis üldse kunagi on tehtud, miks on tehtud, kus on juba oldud ja nii edasi. Me oleme ühesõnaga näinud väga palju erinevaid nägusid ühel samal ettevõttel. Oleme läbi teinud juhtkondade muudatusi, restruktureerimisi ja see info, mis sealt tuleb, see on väga väärtuslik. Ja nüüd te võite mõelda, et Kristiina, no, nii ilus jutt, nii tore, nii üllas, aga väga tihti me näeme ja kuuleme sellist ilusat lauset, et inimesed on meile kõige tähtsamad. Aga kui hakkab kampaania, ürituse, millegi kolmanda planeerimine, siis kukutakse kolinal sellelt investeeringu vaatelt kuluvaatele. Ehk siis jälle me hakkame rääkima hinnast. Ja ma tahaksin teiega läbi teha ühe sellise lihtsa mõtteharjutuse lihtsalt vastusena sellisele vastuolule. Et kui me võtame näiteks 200 töötajaga ettevõtte, nende siseürituse, ütleme nii, et töötaja keskmine palk on 3000 eurot neto, see teeb palgafondiks 5000 eurot, aga see teeb aastaseks palgafondiks 12 miljonit eurot. Ja nüüd ütleme 200 inimese galaüritus eelarvega 100 000 eurot, see kulu on vähem kui 1% aastasest palgafondist. Kas seda on liiga palju? Kes üldse ütleb, mis on palju, mis on vähe? Et me investeerime väga palju kontorisse, IT-süsteemidesse, töövahenditesse. See kõik on tehniline infrastruktuur. Aga kus on investeering iniminfrastruktuuri, suhetesse, usaldusse, koostöösse? Sest ilma selleta ei tööta ükski süsteem, mille osa on inimesed. Ma tuletan uuesti meelde, kontor ei ehita suhteid, IT-süsteem ei loo usaldust, töövahendid ei tee omavahel koostööd. Okei, me võime panna arvutid omaette kaevandama bitcoine ja te olete kindlasti näinud toredaid videoid, kus AI-d omavahel suhtlevad arvutikeeles ja sõlmivad lepingu detaile. Aga see kõik toimub siis, kui enne on inimeste vahel see usaldus loodud ja need kokkulepped tehtud. Et siis anname AI-le selle lõpuvormistuse ära. Et AI tegeleb nii-öelda selle paberimajandusega selleks, et meil inimestel jääks aega rohkem tegeleda sellega, mis on päriselt oluline. Tahakski küsida teilt, et jälle andke käega märku, kes on tundnud vähemalt korra muret oma töö pärast,
AI ajastu peale tulekuga. Mis on selle peale mõelnud murelikult? Jah, mõnel mõtted on läbi käinud, et siis ma teile rahustuseks ütlekski, et mida rohkem on meil tehnoloogiat, seda veel suurem on vajadus usalduse järele. Et okei, AI on väga kasulik, me oleme sellest ka täna väga palju rääkinud, kuidas erinevad agendid enda jaoks tööle panna. See ROI on seal olemas, see on potentsiaalselt kõrge, aga ta ei loo usaldust. Mingilt maalt tuleb tal piir ette, millekski ta ei ole suuteline, milleks ainult meie oleme. Ehk siis lõpetuseks, kui keegi küsib teilt, näiteks ülemus, kolleeg küsib, et mis on selle ürituse ROI, siis küsige vastu, mis on usalduse ROI ja siis nautige seda segadusse jäävat pilku, mis teile vastu vaatab. Sest et teie võite rahulikult teada, et kõige suurem ürituste ROI ei ole alati mõõdetav, aga ta on alati tuntav. Ja kui keegi teist leiab Exceli valemi, millega usaldust mõõta, siis palun saatke mulle ka. Aitäh! Aitäh! Nii, nüüd on võimalus veel küsida ja arutleda, kes soovib otsa lahti teha, siis palun andke märku, nagu öeldud, siis salvestuse tõttu me peaksime mikrofoni rääkima. Et kui siin kohe saalis käsi tõuses, ma teen otsa lahti omalt poolt siis, jah. Võin korra sissejuhatuseks öelda ka, et ma panen meile taustaks lihtsalt, et ma rääkisin sellest tervikpildi vaatamisest ja arenguteekonnast, et siin on lihtsalt visuaalselt teile ka vaatamiseks meie teenuste portfell ja siin on ka meie koduleht. Et kui jääb natukene aega õhtul üle, siis saate sisse lüüa www.hüpe.ee ja lähemalt tutvuda. Nii, et jah, sealt tuleb käsi, esimene julge. Mul on selline küsimus, et usaldusele ei saa tõesti hinnalipikut külge panna, aga tõenäoliselt on ju tehtud erinevaid uuringuid, et kui ma nüüd sellele kollektiivile neid üritusi teen, eks ole, et mingisugune koostöö, mingid hinnangud ettevõttele muutuvad paremaks. Et mis on siis teie kogemus on need parimad praktikad, et kas on mingisugune protsent just sellest palgafondist või et mis nagu selle mingisuguse tulemuse loob, et turundus on ju ka, et ma ei tea, 5% räägime 10%, et siis on nagu justkui trendijooned ühele või teisele poole. See on, aitäh. Jah, see on jube hea, kui oleks mingi protsent. Mingi number, mida öelda, et pane 5% ja siis läheb hästi. Aga reaalsus on see, et kõik ettevõtted on erinevad, kõik ettevõtted on oma arenguteekonnal täiesti erinevas kohas. Mõnel on vaja võib-olla investeerida rohkem, mõnel vähem, oleneb ka, kuidas on võimalusi. Et siis kõige tähtsam täpselt samamoodi nagu investeerimise puhul on alustada kuskilt. Meil on ka väga tore kliendi case hetkel, kus me läksime olukorda kaardistama ja me jõudsime selle tulemusel siis aru saama, et teil on nagu väga hästi, et tavaliselt tullakse nagu mingi murega või mingi probleemiga, mida me nüüd lahendama peame hakkama, aga tegelikult teil on nagu oluliselt paremini kui väga paljudel, aga siis ongi see küsimus, et kas see, kus me praegu oleme, on meile piisav. Et tuua spordianaloogia, et me hetkel oleme maakonnameistrid, kas me tahame saada maailmameistriks. Et alati on see arengupotentsiaal ja need investeeringud siis vastavalt sellele varieeruvad. Nii. Ivar. Aitäh. 2 küsimust ühes. Et anna palun mingi hea retsept selleks, kuidas korraldada
sellist motivatsiooni ja lõbuüritust koos töise üritusega, et sageli kipub olema niimoodi, et mis iganes lõbus osa ees on, sinna tullakse, aga töökoosolekult siis igalühel on mõjuv põhjus, kellel eks ju koer vaja operatsioonile viia, kellel veel midagi, juba 5 vanaema on haiglas ja nii edasi. Et hiilivad ära. Ja teine asi, mida teha, mis piirangud ja normid seada, et poole pealt minema ei hiilitaks. Iseenesest ega hullu ei ole, kui ära läheb, aga ta mõjub nagu teistele osalejatele nagu üsna kummaliselt. Jaa, see on väga tore, et mõte sinna suunas liigub, sest et seda on näha, et üleüldiselt ka turg sinna suunas liigub. Et järjest enam tehakse siis tööga seotud üritusi nii-öelda tööajast. Et ei ole nii, et nüüd tõesti pärast tööd peame veel oma isiklikku aega hakkama ohverdama nii-öelda. Et ta ongi osa tööprogrammist ja siis tal ongi väga selged töised eesmärgid. Et neid formaate või et retsept nüüd anda, neid formaate on väga erinevaid. On hackathoni formaadid, offside'i formaadid, meeskonnakoolitused ja nii edasi, nii edasi. Aga see point ongi selles, et kui on tööaeg, siis me keskendume nagu töisematele tegevustele. Ja nüüd siis, kui see tööaeg lõpeb ära, et siis järgnev nii-öelda meelelahutusprogramm on siis pigem valikuline. Et jah, mõlemad on nii-öelda olulised, aga jällegi täidavad erinevat eesmärki. Aga just, et see, mis puudutab see töistuse, et see on siis tööaja raames. Ja teine küsimus oli... Jah, see ongi nüüd hästi palju selle kontakti sellise vibe'i tekitamise küsimus on ja. Et väga palju aitab see tõesti, kui minnagi kontorist välja. Et kontoris ikkagi nii-öelda seinad räägivad tööjutte ja seal võib-olla ei tekigi seda tunnet, et tahaks. Tegelikult ma olen harjunud, kell kukkus ja ma lähen. Aga kui juba minna kontorist välja, juba luua selline mõnus õhkkond, siis on juba eeldused paremad. Aga see pole mitte nii, et kui üritus toimub töö ajal, siis on nagu eeldus ju, et ega inimesed niisama kontorist ka ei tohiks lihtsalt ära minna, et neile kuidagi ei viitsi enam olla. Et see on samamoodi siis osa tööst, et sa pead seal olema. Ja. Aga ja ikkagi selles mõttes inimesed peaksid tunnetama ka selle nii-öelda meelelahutusliku osa väärtust, et tegelikult me kõik ju inimesena me tahame saada tunnustust, me tahame veeta meeldivalt aega, me tahame visata nalja, me tahame nautida head sööki, jooki ja nii edasi, nii edasi. Need on inimlikud vajadused. Et see kõik peakski olema see, mis kõnetab. Jah, seal ma annan ka mikrofoni, siis on kuulda paremini. Paraku ikka, kui teha nagu mingit üritus, tiimisisest üritus, siis ikka tekib küsimusi, kas see kulu oli kõike seda väärt ja kuidas see mõjus. Aga siis kuidas ürituse järel kommunikeerida kas või teistele töötajatele või nagu üldse organisatsiooni väliselt, et kuidas see nagu üritus päriselt mõjus või kuidas seda nagu pärast, et see kanduks ka edasi. See on tihtipeale, selle asja nimi on word of mouth, et seda ei peagi põhjendama, vaid see sõnum nii-öelda kandub edasi. Et kõige parem on see, kui sa ei lähegi nii-öelda ettekannet tegema või kokkuvõtet tegema, vaid tegelikult sa tuled esmaspäeval kontorisse ja esiteks sa tunned seda roid, teiseks sellest räägitakse, need, kes kohale ei tulnud, tunnevad võib-olla natuke FOMO või siis ka partner kliendiüritustega samamoodi, et tegelikult sa tunnetad. Võib-olla meil algab tere asemel heiga, võib-olla see toon on muutunud, et see on nagu kõige parem nii-öelda asi, mis saab juhtuda. Nii, tulen sinna.
edasiarendus sellele samale küsimusele, et kuidas kommunikeerida siis, kui ei ole kogu ettevõtte ülene üritus, vaid ongi näiteks mingi tasandiüritus, mingi funktsiooniüritus, kus tegelikult on ootus sellele kommunikatsioonile ülejäänud inimestele. Aitäh. Et te peate nagu ette kandma, et me tegime seda ja me saavutasime sellised eesmärgid. Ja meil on täpselt siuke case praegu töös, kus ongi, me tegeleme ühe tiimiga ettevõttest ja tegelikult ongi nii, et oluline on, et see tiim, need inimesed, kes sellest programmist nii-öelda osa saavad, kelle puhul see mõju tekib, siis nendest saavadki nagu need nii-öelda brändisaadikud. Et jah, nad võivad ise nii-öelda minna ja kanda ette, aga tegelikult see mõju avaldub nende tulemustes, seda mõju on kontori peal näha ja kõige parem on see, kui teised seda märkavad ja nad tulevad ise küsima, mis juhtunud on, mis te tegite, et midagi, ma näen, midagi on muutunud, mis see on, ütle mulle ka, ma tahan ka. Et kui see nagu niipidi orgaaniliselt toimub, see on igal juhul parem. Sa enne ütlesid, et suhteid on raske mõõta või seda, et aga kas on te selles osas kogemusi, et näiteks teha pärast mingit, kas või seda sama oma töötajate, ma ei tea, tänuüritust, teha mingi küsitlus, põhimõtteliselt on võimalik ju teha nagu ankeet ja lastagi 10 palli skaalal hinnata, et kas nagu läks paremaks või kas sa said suhteid paremaks kolleegidega või kas sa tunned, et ma ei tea, emotsioon, et sinu tööandja sinust hoolib rohkem, võib ka ju skaala peale panna ja tegelikult on võimalik täiesti Exceli tabel teha. Et kas teil on selles osas kogemusi? Jaa, see on kindlasti võimalik. Sealt saabki mingi numbrilise väärtuse, aga meie jaoks või minu jaoks palju olulisem on see, et kui ütleme, et inimene andis hindeks 10-10, siis miks? Mis teda kõnetas? Mis oli hästi? Mida me saame korrata? Ja mis on sellest õppida või teisest küljest, kui ta andis 10-1, samamoodi miks? Et kui me vaatamegi, et see üritus küll oli ära, aga sellega see investeering ei lõppe. Et kui me teeme ka selle tagasiside küsitluse, siis me ei tee seda selleks, et raporteerida, vaid me teeme seda selleks, et saada sealt infot ja seda rakendada järgmistes etappides. Aga mõnel juhul on võib-olla isegi vajalik seda raporteerida, tuues näiteks kas või selle sama RMK või siis Tervisekassa ürituse, et kui näiteks oleks neil olnud meediale võtta tagasiside analüüs, öelda, et näete, et ma ei tea, see oli töötajate tänuüritus ja töötajad hindasid selle, ma ei tea, kasutegurit 9 palli 10 ja veel mingi asi, oleks ju kohe nagu nii-öelda argumendid laual ja väga raske vaielda, et kas siis oli, ma ei tea, siis selle üle vaielda, et kas see mingi kulu per töötaja on vähe või palju, siis sa saad selle argumendi kohe maha võtta, sul on tegelikult hoopiski paremad argumendid, aga seda ei tehtud, eks ju? Jah, see nüüd, selles mõttes me spekuleerime, et tegelikult ma tahaks kõigepealt üldsegi küsida, et mis siis nende nii-öelda kurtjate peas toimub või miks üldse tekkis vajadus või huvi siis nii-öelda kritiseerida või kommenteerida. See on väga iga ajakirjanik meedia töötab niimoodi, eks ole, et keegi koputab ja siis või nii-öelda puhub vilet või kuidas iganes öelda viisakalt, et siis hakatakse uurima, et mingi 400 eurot per töötaja ja siis tuleb veel kuskilt välja, et ma ei tea, nagu selle RMK puhul, et maksti kammivabriku eest 28 000 eurot üüri,
ilmselt see raske nagu aru saada, miks see ruum nii palju maksis. Ja siis on kohe võimalik hakata sellest kinni võtta. Ja loomulikult, kuna see on avalik raha nii-öelda, siis mõeldakse, et aga näed, siin meil, ma ei tea, ravijärjekorrad on pikad ja kaitse vajab parandamist ja nüüd te kulutate seda meie avalikku raha selleks, et see on nagu selline, ütleme, väga lihtne tee tekitada sellist klassiviha siis või kuidas iganes seda nimetada. Jah, aga siis tahaks küsida, et kui ma ütlen, et aga need inimesed, kes seal olid, et nad on väga õnnelikud selle üle, et kas see siis võtab selle kriitika nagu maha, et mina tekitaksin selle võrdluse pigem nagu inimlikul tasandil, et vahet ei ole, kas sa oled avalikus sektoris, erasektoris, kas sa oled koristaja või sa oled Rootsi kuningas, et me kõik tahame ju saada tunnustust oma töö eest. Me kõik tahame meeldivalt aega veeta, me tahame luua mõnusat õhkkonda, tunda ennast tööl hästi. Vahet pole, mis see töökoht on. Ja nüüd, kui hakata seal kritiseerima või võrdlema konkreetselt numbreid, et siis mis on see nii-öelda norm, millega me üldse võrdleme? Või see standard, et me ei saa võrrelda oma isikliku leibkonna eelarvega, peame võrdlema ettevõtte tasandil, et siis tegelikult, kui hakata nagu niipidi vaatama, et siis võib-olla mingid pinged nagu lahtuksid, inimesed mõistaksid rohkem, et ongi väga lihtne nii-öelda vaadata lihtsalt valgel lehel numbrile otsa ja avaldada arvamust. Aga kui sinna panna nii-öelda inimlik kontekst juurde ja tegelikult, et see ju, et selle investeeringu eest nii-öelda sa ei saanud ainult kaupu või teenuse, et selle investeeringu eest töötas sul selle üritusega suur tiim, kes samamoodi tahavad oma töö eest palka ja tunnustust saada, et siis see kõik moodustab nagu terviku. Jah, Ivaril on seal, ma ei tea, kas antud teemale laiendus või uus? Mul on jah, nagu psühholoogina selline laiendus teema juurde, et tegelikult kõlab väga ilusti. Ma olen täitsa nõus, et inimesed tahavad hästi pidu panna ja veel kui pidu saab teise raha eest panna, on eriti hästi. Aga lihtsalt konteksti pannes siin hakkab mängima, miks kritiseeritakse samasuguseid üritusi valitsuse tasandil, eks ju, et jälle tuuakse, et seal, ma ei tea, lastel ei ole midagi süüa, jälle nad Vihula mõisas prassivad ja hakkab, eks ju, saag läheb käima. Et siin on väga lihtne asi nagu õiglustunne. Me oleme uurinud tegelikult turunduspsühholoogidega seda õiglustunnet väga palju ja näiteks, itaallased eriti emotsionaalne rahvas, seal tuli välja ka näiteks selline huvitav fakt, et kui inimene ei olnud kas või omal süül, näiteks ei olnud tutvunud mingisuguste turunduskampaania reeglitega ja näiteks uurisime hotelle Milano ümbruses ja ta sai mingil määral, tema arvates kahju. Ei saanud nii hea hinnaga, ei saanud seda kampaaniat, ei saanud toa kõrgendust, mida iganes. Siis ta tundis seda tajutavalt ebaõiglusena. Ja mis oli tulemus? Ta ütles, ma ei lähe sinna mitte kunagi tagasi. Mis sest, et ise oli süüdi? Et tegelikult me räägime kategooriatest, mis on väga subjektiivsed. Ja kui inimene tunneb, ja hästi pidu panna on hea, aga nüüd tuleb see Krossipoe koristaja ja ütleb, aga miks tema ei saa käia iga aasta või iga kuu Vihula mõisas prassimas? Õigustatud küsimus. Eks ju, ta on samamoodi kuidagi embrüost sündinud ja samasugune inimene, võib-olla isegi kaalub sama palju kui need, kes käivad, et väga subjektiivne. Ja sinna ratsionaalne põhjendus ei aita. Võib küll öelda, et valitsuse liikmed vajavad rohkem, nad on ilusamad, targemad, vapramad, lollimad, mida iganes. Ei mõju. Õiglustunne on subjektiivne kategooria ja selles mõttes sinna mänguväljale minna on väga-väga ohtlik. Ja just, et siin tulebki see võrdlusmoment, millega me võrdleme. Et kui palju on palju ja kui vähe on vähe. Aga inimestena meil on samad vajadused ja soovid. Et just see põhjendamine ka meedias, et
põhjendatakse sellega, et me püüdsime teha väga kuluefektiivselt aga inimesed olid väga rahul, et minu meelest ka see on, et sellele nii-öelda üldse ei peaks selles põhjenduses keskenduma, sest et see loob kohe selle võrdlusmomendi, et me peaksime põhjendamises ka keskenduma sellele, mis meid ühendab, mida me kõik vajame, millega me suudame nagu võrdselt samastuda. Jah. Üks selline natuke elevant toas teema on see kulude juhtimine siis, et kes iganes on, ma ei tea, võtame kas või, ma ei tea, korteriremondi või autoremondi või ükstapuha mis asja, et alati siis see teenusepakkuja kipub sinna natukene õhku sisse panema või alati sa tead, et saad siit seda maha võtta ja ürituste puhul on eriti, eks ole, et sa võid natukene nagu ägedamalt teha ja siis nagu mingi piirini, kus ta läheb nagu väga rotiks, aga seal vahepeal on see optimaalne ala. Et kuidas nagu seda otsustada, et kui ma nüüd, ma ei tea, tellin teie käest mingi asja pakkumise ja ega te ilmselt panete sinna ju sisse veidike rohkem või see ükski teenusepakkuja ei pane kunagi kõige miinimumprogrammi, eks ju, tavaliselt ikka pannakse natukene selle arvestusega, et seal on nagu läbirääkimiste ruumi. Et kuidas nüüd seda aru saada, et kus see optimum on, et ta ei oleks nagu liiga luksuslik, aga ka mitte liiga rott, et selline vahe, ma ei tea, rott, hea sõna, et midagi seal vahepeal, et nagu see paika saada, sest see on ka koht, kus alati me teame, et tegelikult on läbirääkimisruumi. Kindlasti. See ongi nüüd täpselt see, et iga ettevõte on erinev, kõik võimalused on erinevad. Lihtsalt näitena võin tuua, et me oleme korraldanud tänuüritust 700 inimesele, aga oleme korraldanud ka tänuüritust 7 inimesele. Et nüüd ongi eelarved, nad ei ole ju omavahel, eks ju, võrreldavad, aga täidavad ju sama eesmärki. Ja mis puudutab hindu ja õhku, et siis õhuks ma seda ei nimetaks, mis on agentuuride eelis, pigem on see, et meil on koostöölepingud väga paljude allhankepartneritega, mis tähendab, et me saame kaubelda neilt nii-öelda võib-olla suuremat allahindlusprotsenti kui nii-öelda tavaline inimene tänavalt, et see annab meile sellise väikese mänguruumi tõesti. Aga alati ikkagi me seisame selle eest, et täpselt nagu teie tahate, meie tahame kõik oma eest saada väärilist tasu, et siis tahavad ka allhanked seda, et sellist asja, et klient tuleb, ütleb meile, et suru nüüd, et siis me ikkagi üritame kliendile ka selgeks teha, et esiteks kõik on väärilised saama õiglast tasu ja teiseks mitte ainult teie oma ettevõtte töötajad ei ole teie nii-öelda tööandja branding väljaspool ettevõtted, vaid ka teie äriotsused on. Et kui meie lähme nüüd oma kliendi nimel kauplema ja suruma, et siis paratamatult see jätab ka teist nii-öelda mingi mulje või loob mingi kuvandi, et kas te seda tahate või mitte. Et me alati üritame enne nii-öelda tegutsema asumist mõelda ka selle tagajärje peale. Kui ma oleks Ryanairis, ma ütleks, et tooge mulle juba kellegi poolt näritud võileib, eks ju, et see ongi minu organisatsiooni kultuur, et nagu kõige odavam, mis üldse on võimalik, et ilmselt sõltub ka sellest, mis ettevõttega tegu on. Jah, nad võivad, Ryanair võib seda öelda, ma ei tea, kas nende nagu selline turundusstrateegia esinumber on või kui palju see neile päriselt kasu toob. Ma arvan, et see sõltub nagu kuidas su positsioneering on, et kas sa oledki selline nii-öelda sendiveeretaja tüüpi ettevõtte või vastupidi mitte, eks ole, et ma arvan, et sellest sõltub. Kas on veel küsimusi? Et meil tegelikult aega seal näitab nulli, et võib-olla kindlasti on neid, kes tahavad võib-olla veel 4 silma all või otse ka rääkida ja küsida, et siis on see võimalus olemas, et me nii-öelda selle avaliku poole lõpetaksime siin. Üleval hakkab ka turundustegu osa kokku
tõmbuma, et siis võite sealt veel läbi astuda ja siis mõne hetke pärast on meil Katelde saalis väike vastuvõtt ja selgub ka, kes siis aasta turundustegu ja aasta turundustiimi auhinna seekord saab. Aitäh, teeme aplausi ka sulle! aitäh!